Eesti Mänguteraapia Akadeemia podcasti. Teiega täna siin Sirli. Ja Signe. Väga tore, kes siin meid vaatab, siis tema näeb, et me oleme jälle uues ruumis. Me liigume ja püüame leida seda ruumi siis, kus ikkagi see heli oleks parem. Et kas meil õnnestub päris stuudioheli kätte saada, see on ise küsimus, aga no me katsetame, muudkui katsetame ja loodame, et täna on natuke parem kui eelmine kord. Aga muus osas ikka oleme laste ja mängulainel ja mõtlesime täna, et räägiks sellisel teemal nagu rasked olukorrad mänguteraapias või mänguteraapia ruumis. Ma küsiks sinu käest, Signe, kohe alustuseks, et kuna sina ju praegu oled aktiivselt tegutsev, põhikohaga mänguterapeudina tegutsev inimene, et siis mis sinu jaoks, sinu praktikas need kõige keerulisemad olukorrad on? Ma arvan, et need on hästi palju muutunud võrreldes selle aega, kui ma alustasin, kui see, kus ma nagu praegu olen. Aga jaga mõlemaid. Jagan mõlemaid. Et alguses kindlasti oli hästi raske see lõpetamine. See mänguteraapia lõpetamine niimoodi, et laps saada toast välja ja et see oleks nagu selline last arvestav ja et ma ikkagi peaksin kinni nendest piiridest, sest et need piirid peavad justkui nagu ikkagi seal kehtima seal toas. Et ma arvan, et alguses oli see kõige raskem, sest nad ei taha sealt toast ära minna. Aga ma küsin kohe, ma siin katkestan su juttu, aga kui see teema juba üleval on, ma küsin niimoodi, et mis sa arvad, mis seal mis seda raskust kõige rohkem tekitas? Sa mõtled lapsele või minule? Sulle kui terapeudile. Laps tahab olla, eks ole. Laps annab endast kõik, et saaks seal ikka kauem olla, sest seal on nii tore. Et mida siis sul ei olnud, mida sul näiteks praegu on, et praegu seda lihtsam teha on? Ma tahtsin hästi tore olla kindlasti. See on üks asi, et sa ei taha ju lapsele pettuvust valmistada. Et tahaks ju lasta nagu tal edasi olla. Teine asi on kindlasti see, et mis tuleb sellise kogemusega või selliste nagu paha öelda, aga päheõpitud lausetega, aga need laused töötavad samas, ongi see, et kuidas teha seda niimoodi empaatiliselt, et sa ei käsuta last, ei ütle talle pahaselt, et nüüd on kõik, et teha seda kuidagi niimoodi läbi selle tunnete peegeldamise ja sedasi, et laps tunneks ennast hästi ja samas minu piirid ka seisavad seal kohas, kus ma olen pannud. Minu jaoks kõlab siit läbi see sõna enesekehtestamine, just sellepärast, et enesekehtestamine ju, see termin iseenesest tähendab väga kindlat suhtlemisstiili. Et muidugi inimesed võivad enesekehtestamiseks nimetada mida iganes, võivad nimetada ka sellist agressiivset suhtlemist, aga tegelikult enesekehtestamine tähendab sellist enda eest seismist, et kui ma seda teen, enda eest seisan, siis ongi nii, et ma arvestan iseendaga, arvestan teisega ja ma ei lenda agressiivselt peale, ei süüdista kuidagi teist. Et minu jaoks kõlab siit läbi see, et see enesekehtestamise oskus ja võib-olla just ka see võib-olla julgus, teadmine, et mul on õigus öelda ei ja ma ei ole sellepärast paha või halb, kui ma mänguteraapia seansi ka lõpetan ja et see ei ole kuidagi lapsele kahjulik. Võib-olla see algava mänguterapeudi jaoks, mis sa arvad? Ma arvan, et see on üks hästi suur asi jah, et see hirm, et äkki kui ma nüüd ennast kehtestan, et äkki ma tekitan seesama tavaline nagu lastevanematelgi on see hirm, et äkki ma tekitan iga eiga lapsele trauma. Ja, just, sest ma ei taha lapsele liiga teha ja siis võibki olla see, et võib-olla muutun, kuidas öelda, liiga pehmeks või selliseks allaheitlikuks ja siis jälle tekivad probleemid. Ja ma mõtlen just algava mänguterapeudi peale, et siis ongi ju nii, et just võib-olla kui oled koolist ka tulnud, oled kuulnud kõik need õppinud ära erinevad sellised terapeutilise suhtlemise tehnikad ja siis mõtled, et kuidas ma nüüd siis selle siia sisse niimoodi panen, et täitsa kujutan ette. Ja. Aga mis veel sa niimoodi välja tuua oskad nendest raskustest? Ma arvan, et ikka see on see piiride kehtestamine, et võib-olla jällegi algajaterapeudina on raske ka need kohad, kus laps vaikib hästi kaua toas ja siis sa ei oska nagu selle vaikusega seal hakkama saada, aga ma tunnen, et mind see enam ei sega või et mind ei sega, aga ma nagu saan sellega niimoodi hakkama, et ma ei tunne, et see oleks selline
kriisikoht kuule, mänguteraapia aga toas. ma kasutan kohe ära nende jaoks, kes alles alustavad või on alustanud, et noh, ma tean koolis ka, kui õpitakse, et see on üks koht muidugi, et aga kus on siis see tasakaal, et nii, et näiteks saadakse siis õppejõudude käest, noh, kui meie käest tagasiside, et no vot, siin peaksid rohkem vaikust kasutama. Teinekord, kui kasutatakse vaikust, siis tuleb tagasiside, et no siin jällegi oleks võinud midagi öelda, et siis ju tekib väga suur segadus, et noh, et kus see on ja me ikka ütleme, et küll see tuleb, seal ongi see tasakaal oluline ja ongi ju, et noh, peadki ära ka katsetama ja tunnetama ju. Hästi palju on see ju tunnetuslik. Ühtepidi see teadmine, noh, mina ikka ütlen niimoodi, et ja ma siiralt usun sellesse, et kui me räägime, et tee nii, nagu tunne ütleb, et väga raske on tunnetuse tasandil teha, kui seal all puudub noh, see baas või alus, et seal all peavad olema teadmised, valmis või noh, ära õpitud oskused ja siis ühel hetkel kogemuse baasil tekib see tunnetus ja mida rohkem oled toimetanud, seda lihtsamalt see tunnetus tuleb ja siis ongi nii, et ei oska võib-olla lahtigi seletada, et miks ma just siin sellel hetkel tunnetasin, et see on õige. Ja kui teed seda, no siis ta ongi õige, on ju. Et see ju tuleb ainult kogemusega. See tuleb kogemusega juba selle põhjal, et ega see vaikus ei ole kunagi sarnane. Et sa siis tunned, sa oled neid erinevaid momente kogenud ja saad aru, et kas ma pean nagu sekkuma, kas ma pean last natuke nagu järele aitama seal, et kas tal on nagu raske valida mingit mängu või raske siin toas olla ilma minu toetuseta. Või see vaikus tulebki selle pealt, et ta alles vaatab, ta alles tutvub ja tal on nagu vajagi seda enda aega, et lihtsalt vaikselt nagu ringi vaadata. Mina mäletan, kui ma õppisin, see oli 20 aastat tagasi. Ja ma isegi mäletan, see vist oli Inglismaal äkki oli koolitus, kus ma käisin, kui ma õppisin vägivallatud suhtlemist või noh, selle treeneriks. Siis me pidime praktiseerima ja harjutama. Ja siis oli nii, et me olime ühes kolmikus ja noh, minu kord oli siis harjutada ja praktiseerida. Ma mäletan, pärast tuli tagasiside, et ma oleks pidanud rohkem laskma seda vaikust niimoodi olla. Ja ma mäletan, et kui ma ise seda tegin, seal harjutasin, siis ma mõtlesin, et issand, see on juba no nii pikk, et no kaua võib, et nüüd küll peaks ära katkestama. Et see on, noh, ongi läbi ju harjutamise ja selle, et keegi teine andis tagasiside, siis võib-olla ka julgemini lähed proovima ja lasedki sellel vaikusel kanda ja usaldad seda, mis toimub sinu kliendi sees ja siis jah, tuleb see õige hetk ühel hetkel. Sest alguses ju alustava terapeudina ongi see, et puuduvad need automatismid. Et siis nende vaikuse hetkede ajal alustava terapeudina minul vähemalt küll käisid läbi kogu aeg peast need laused, mis ma peaksin ütlema. Ja siis sa nagu otsid kogu aeg sealt mälupangast neid õigeid lauseid, neid õigeid peegeldusi, õigeid väljendusi, mida ma ju enam tegelikult ei tee, et ma reageerin olukorrale ja need reaktsioonid on lihtsalt nagu juba siuksed nagu sisseharjumused, nagu sa ütlesidki, et nagu see töökolmikutes, mida me algul ka koolis teeme. Et see on siuke nagu kuivarjutus ja siis sa lähed sinna ja sul on vähemalt need kuskilt otsida neid stamplauseid, mis sa peaksid nendel hetkedel kasutama või vastama. Ja siis, kui sa oled juba natuke kogemust kogunud, siis sa võtad selle stamplause automaatselt ja kohandad selle olukorraga. Ja ikka harjutamine. Aga kas on veel, on ju, noh, vaikus, mis veel oli siis see piiride seadmine, aga kas on veel midagi, kas on mingid näiteks, noh, ma ei tea, raske öelda, aga mingid teatud tüüpi lapsed, noh, ma ei mõtle nüüd, ma ei tahaks kedagi lahterdada, aga mõtlengi just niimoodi, et sellised kas vaiksemad lapsed või aktiivsemad lapsed või kas seal ka on sul mingeid selliseid olukordi? Ma ei oska enam öelda sellepärast, et minu pea läheb kohe või minu mõte läheb väga konkreetsete laste peale ja iga lapse puhul eraldi ma ju püüan alati aru saada, et kes ta on, mis ta siin minu ruumis teeb ja mis ta siit nagu saada võiks või saada tahab. Et siis ma ei oska öelda, et kas mul on mõne vaiksema lapsega keerulisem või mõne siukse aktiivsema lapsega keerulisem, et ei ole vist, enam ei ole. Just, enam ei ole, et kusjuures, kui mina mõtlen selle peale, kui mina ise veel kliente vastu võtsin, siis täiskasvanutega küll oli mul, kuna ma tegelesin ka täiskasvanutega, siis olid minu jaoks küll
rasked vaiksed kliendid, aga täiskasvanutega ju teraapia või mis iganes nõustamised ma tegin, olid ju verbaalse suhtlemisel baseeruvad peamiselt. Vähemalt ikkagi suur osa sellest, et mänguteraapia on natuke teistmoodi, et mänguteraapia võimaldabki ju lapsel olla tema ise, milline iganes ta on. Ja seal ma ei mäleta, võib-olla oli ka, kindlasti alguses olid samad asjad ja alustasime me ju niimoodi, et meil ei olnud ka ju sellist väljaõpet, nagu praegu mänguterapeudid saavad, et siis oligi hästi suur osa ju tuli ise õppida, ise harjutada, ise juurde lugeda, et saada oskuslikumaks. Aga mida mina mäletan, mis minu jaoks kõige raskem oli, see lapsed ise ei olnudki, aga olidki need samad mõtted, mis minu enda sees olid ja minu enda mingid sellised hirmud ja need olid peamiselt seotud sellega, et kuidas öelda, et ma nagu kartsin seda, et kas ma teen õigesti või selles mõttes, kas tuleb mingi tulemus ja mida siis vanemad arvavad, kui siit seda tulemust ei tule. Midagi sellist oli pigem see, et see selline pidev endaga töö selle nimel, et need kuldsed laused, mida kõik meil on kuulnud, usalda protsessi, et seda endale meelde tuletada ja kuidas siis ka vanematele seda selgeks teha. Et ega see on praegu, ma saan aru, et mänguterapeutide jaoks samamoodi ikka teemana üleval, et oodatakse väljastpoolt ei teata ju veel päris täpselt, kõik ei tea, mis asi see mänguteraapia on, kuidas ta erineb teistest erialadest ja oodatakse selliseid kiireid tulemusi, toon sulle lapse, tee korda, tal on kõneprobleemid, tee korda. Meie ei tegele, eks ole, kõneprobleemidega, mis tähendabki seda, et võib-olla ongi palju sellist, ma ei tea, ärevust sees just sellega seoses, mida väljaspoolt oodatakse ja kui kiireid tulemusi oodatakse. Mina mäletan nagu peamiselt neid hirme ja seda tegelemist nende tunnetega iseenda sees. Ma ei tea, kas need on sulle ka tuttavad? Ja ma arvan, need on väga tuttavad ja ma arvan, need on tuttavad igale terapeudile, nagu sa ütlesid ka, et kõige paremini justkui enda jaoks sujubki siis, kui sa tunned, et vanemaga oled justkui ühel lainel, et meie ootused on ühildunud, et kindlasti ongi see, et ega me terapeutidena ka ju seame need ootused koos vanematega, aga nad ei pruugi ikkagi isegi väga hea seletuse korral ühilduda või need ootused enda lapse kohta on kindlasti siuksed nagu, kui see on tegu sinu lapsega, siis sa ootad ikkagi, et kuskilt tuleb mingi abi ja kuskilt ma saan selle lahenduse, et see äkki on see, mis teeb selle olukorra korda, et täiesti arusaadav, et vanemate ootused on võib-olla teinekord natuke suuremad kui ükskõik mis teraapia või ükskõik mis sekkumine või toetus suudab pakkuda. Ja kiiremalt, ma ka tahaks näha kiireid tulemusi näiteks muredega, mis minu lastel on ja siis peadki endale meelde tuletama, et need ei saa ju tulla. Ei ole olemas selliseid imelahendusi, eriti ju probleemide korral, mis on kestnud pikka aega. Jah, kui on mingi väga konkreetne mõjutaja, ma ei tea, ma kujutan, lapse tuba magamiseks liiga valge, et siis võib-olla paned pimendavad kardinad ja asjad ja laheneb probleem, on ju, mingi väikse asjaga, aga kui on tegemist mingisuguste selliste vaimse tervise muredega, mille mõjutajaid on erinevaid ja võib-olla mõjutajad on sellised, mida ei saa nii kergelt muuta, siis kuidas me saame oodata ka kiireid muutusi lapses või tema seisundis, ütleme näiteks siis selle 1 tunniga nädalas, mis ta teraapias käib, et me saame lihtsalt ju ainult toetada ja siis saab loota, et võib-olla ka see midagi lapse selles keskkonnas muutub, kui on põhjused keskkondlikud. Nii et jah, et ega keeruline on see, mulle tundubki, et need, kes on juba sukeldunud mis iganes moel sinna teraapiate maailma, et nemad mõistavad nagu paremini seda ja ongi loogiline, et me saame paremini aru, mis on teraapia, mis on selle mõte, kuidas see toimib ja lootust on vähemalt, ma mõtlen kooli peale, et õpilased meil ka ütlevad, et natuke on see õppimine ka teraapia iseendale, et saavad ka aimu sellest, mida tähendab see terapeutiline protsess, kui nad ei ole ise näiteks käinud niimoodi pikalt psühhoteraapias, et siis saab sellest ka aimu ja siis ka julgemini lähed ise ju tegutsema. Mina endale seletan seda või nagu mõtestan seda niimoodi, et see on selline protsess, mis käib
seest välja, mitte väljast sisse, et meie terapeutidena ju saamegi lihtsalt toetada seda last ja nagu koolis tegelikult ka kogu aeg korrutatakse, et need ressursid on lapse sees olemas. Et me ei pane mitte midagi juurde, me lihtsalt aitame need üles leida ja neid võib-olla tugevamaks ehitada. Et aga see ongi sihuke koostöö koos selle lapsega, kes tegelikult peab ise ka justkui salaja seal taustal tööd tegema. Selle abil siis, mis meie seal teraapiaseansi jooksul jõuame läbi mängida. Jah, ja teistpidi on ju väga raske mõista, ongi terapeutidel endal alguses, kui õpid mänguterapeudiks, on raske mõista seda, kuidas see protsess mõjutab last ja mis tasandil see toimib. Ja mida me siis ootame lapsevanemad, kes ei ole seda õppinud, et tal võibki olla seda keeruline mõista, et mis mõttes, ja mida te seal siis teete, laps ainult meisterdab või laps ainult mängib ja tuleb järjekordse mingisuguse meisterdusega välja, et kus siin see teraapia on. Et siis ongi, et siis need tagasisided ei ole harvad, kus või vähemalt mina olen kuulnud, et kuidas on öeldud, kas siis töökaaslaste poolt mänguterapeutidele, et me ei tea, mis te seal teete, täpselt aru me ei saa, aga tehke edasi. Minule on vanemate kaudu lapsed tulnud tagasiside, kus laps on öelnud, et aru ma ei saa täpselt, mis me seal teeme, aga see aitab. Või siis nüüd viimane oli ka ühele mänguterapeudile, kus laps ütles midagi sellist, et vist mitte talle, äkki vanemale, aga midagi sellist, et ma ei saa kohe teistmoodi, et ma alguses mõtlesin, et ma ei räägi midagi, aga ta rääkis minuga niimoodi, et ma ei saanud kohe, ma pidin kohe rääkima hakkama, et midagi seal toimub teistmoodi, eks ole, kui toimub tavaelus ja see toetabki kõike seda, mis lapse sees võiks võt neid ressursse ja nende leidmist ja lapse siis nende ressurssidega tegelemist või kuidas oleks õige mõelda. Ja ma arvan, et see ongi see, et seesama, et ma ei saa aru, mis te seal teete. Ma arvan, et me jõuamegi sinna tegelikult, et see polegi tegemise viis, see on olemise viis, et me ei teegi seal mitte midagi erilist. Mu mõte oli selles, et me ei tee seal mitte midagi erilist selles mõttes, et kõige tähtsam asi, mis me seal teeme, on see, kuidas me seal oleme. Ja tegelikult vaata selleks, et seal olla niimoodi, selleks me õpimegi, et kuidas niimoodi olla. Ja mina ikka ütlen, et tegelikult iga terapeutiline protsess on väga teadlikult läbi viidud protsess. Et ongi see, millest me siin enne rääkisime, et see selline tunnetuslik pool, et ma tegin, sest tundus õige. See tuleb millegi pinnalt, see ei saagi tekkida, kui ei ole kogemust. Et just ma mõtlen terapeutilises protsessis. Ja mida rohkem sul on kogemus, seda kergem on nendel hetkedel tulla, aga need baseeruvad mingisugusel konkreetsetel tegelikult need on teadlikud valikud. Kuigi nad võivad tunduda mitte teadlikud. Muidugi ise küsimus on see, kui palju meil üldse midagi siin maailmas teadlikult ei ole. Aga usume siis seda, et need on teadlikud. Et aga jah, et teraapias tegelikult iga asi, mida ma ütlen, ma teen seda teadlikult mingi eesmärgi nimel, ma olen seda õppinud nii ja ma tean, miks ma teen seda just nii. Ja samamoodi tegelikult ma teadlikult jätan ka mingid asjad ütlemata. Ja siin all ma peangi silmas seda, et me õpime väga kindlat sellist suhtlemise keelt teraapias, mida me kasutame, mida väljaspool teraapiaruumi me naljalt ei leia. Et küll õpetatakse ju meile suhtlemistehnikaid ja igal pool ikkagi seda sellist enesekehtestamise tehnikaid ja nii, aga teraapias ikkagi nad käivad natuke teistmoodi, sest seal ju see struktuur ja olukord on natukene juba teine. Ja seal ongi väga suur roll sellel, mida ma ütlemata jätan. Kas täpselt see, et ära anna hinnanguid või ära kritiseeri või ära kiida või võt just kõik sellised asjad. Need on väga kindla eesmärgiga seal teraapias kõik nii-öelda loodud ja võibki olla nii, et kui ma tulen ju sellest tavaelust ja siis nüüd pean kõiki neid asju hakkama kas vältima või ütlema, siis ongi ju suur segadus. Miks, kuidas, mis? Sellest tulebki lõpuks aru saada. Miks, kuidas, mis? Ja, ma mõtlesingi selle all seda, et justkui ei ole võimalik välja võtta mingit kindlat tegevust või tegemise viisi, mis me seal teeme, et see tegemise viis sõltubki sellest, kuidas me seal ise terapeutidena oleme.
ja kuidas me nagu vahendame seda, mis toimub lapsega. Ja kuidas me kontakti saame selle lapsega, sest tõesti meil ju ei ole nii, et oi, kas te tegite täna ühe selle vihateemalise harjutuse ja siis läks hästi, kuna saite selle harjutuse teha. Ei, ka siis, kui me seda harjutust ei tee, siis see ei tähenda seda, et laps pole vihateemaga tegelenud. Et ta võib seda teha mingites mängudes, millal ta ise sinna ruumi toob välja, mõtleb, võib-olla meid sellesse kaasab. Nii et jah, me laseme selle lapse sees loomulikult voolaval protsessil toimida ja toetame seda siis nii hästi kui võimalik. Ja ma jäin veel mõtlema selle peale, et need vaikivad lapsed mänguteraapias, et tegelikult võivad ka teinekord olla sellised väga jutukad lapsed. Sellised, kes alguses peidavad siukse suure aktiivsuse, jutukuse, sellise nagu ülevoolavuse taha seda, et enda vabaks laskmist, et nad tegelikult ei usalda veel seda, nad ei usalda meid terapeutidena. Ja see on justkui selline mask, mis tõmmatakse siis ette, et sa ei jõua päris minuni, ma päriselt veel ei mängi. Et ma jutustan sinuga hästi palju. Jah, ja siis on vahel need jutustamised ju nii, et ei saa isegi sõna sinna sekka öelda, ja seda on vaja, see protsess on vaja ka läbida, kui juhtuvad olema sellised lapsed. Jah, nii et nii vaikiv, nii-öelda võib-olla liiga vaikne klient, see on ka see, mis terapeudid ütlevad, et kuidas olla, mida seal teha, mida võib-olla öelda, et ei leiagi alati neid hetki, aga seal ongi ka kõige olulisem see kohalolu lapse jaoks. Sest ega lapsed, seda saavad vanemad ka ju öelda, et kui nad lastega mängima hakkavad ja on nii-öelda mänguaeg, vanem ongi võtnud selle aja ja tahab lapsega mängida ja siis, kui laps teeb midagi niimoodi, et vanemal hakkab igav ja tema mõte läheb rändama, hakkab seal peas panema õhtusöögi ostunimekirja kokku või midagi sellist, siis ega laps saab aru, ta tuleb ja müksab sind või ütleb kohe, et emme, tule mängima, et me ju tajume üksteist niimoodi mitmel tasandil. Me saame ju aru, kui keegi oma olemusega meie lainel ei ole, nii et see ongi tegelikult, ma ütlen, et see on üks keerulisemaid asju seal teraapias, ma arvan. Sest et me peame olema, kes siis 45 minutit, kes 50, kes tund, kui pikalt keegi seansse teeb, aga me peame olema kogu oma tähelepanuga lapse lainel. Ja kui see läheb kaduma, me peame selle tagasi tooma, et ja teine asi ju see mäng, kui selline ei tule meie sees, täiskasvanute sees sellise naudingu ja rõõmuga, nagu ta tuleb laste sees, me ei ole enam loodud niimoodi mängima, mis tähendab, et tegelikult see mänguterapeudi töö on väga raske töö. Ja ma arvan, et me ei saagi tegelikult päris sedasi mängu sisse sukelduda terapeutidena, sest et kui päriselt mängu sisse sukelduda, siis meil tegelikult kaob fookus lapse pealt ära. Enam ei ole terapeudid, meil tuleb see mängupartnerid, et see oskus tõesti ka osata samal ajal olla kahes rollis või vahel 3 rollis, et oleneb, nii et jaa, see on paras väljakutse ja kõrvalseisjatele võibki tunduda, mis see on seal tund aega, päev otsa ainult mängid. Mis me paneme või siis ütleme näiteks tööandjate mänguterapeutile, me paneme sulle 10 klienti päevas. No mis see siis ära ei ole, sa ju ainult mängid, võta 1 ja siis järgmine. Mina teen 45 minutit, see on 45 minutit väga intensiivset tähelepanu hoidmist ja fokusseerimist ja et me ju see vaikiv laps või vahet pole missugune laps, et sellel ajal, kui me ei loe verbaalset keelt, me loeme tegelikult mitteverbaalset keelt ja üritame seda tegelikult tõlkidagi sellesse verbaalsesse keelde, sest et me ju ei sõnasta ja ei peegelda ja ei ütle ümber ainult seda, mis laps räägib, vaid seda, mida me tajume, mida ta võib mõelda, kuidas ta nagu keha liigub, kuidas ta hingab, kuhu poole ta vaatab, et me tegelikult tegeleme ju kogu aeg sellega, mis toimub toas ja selles ruumis. Jah, 100% kuigi jah, me alati ei pruugi võib-olla 100% anda, aga me vähemalt üritame sinna jõuda ja see on keeruline tegevus. Aga väga väärtuslik. Kes meist ei tahaks, et keegi pöörab meile tähelepanu täielikult. Kas või siis see tõesti 45 minutit või 1 tund nädalas tahame me seda kõik, ma arvan. Ja see on nagu terapeudina, see on hästi tunta, kui see murdosa sekundiks see tähelepanu nagu ära kaob, siis on tunne, minul endal on selline tunne, et see on siuke õrn viiv, kui ma korra lasen mõne teise mõtte sisse
ja see on siuke tunne, et ma olen nüüd mingist väga väärtuslikust infost ilma jäänud. Ja tõesti, see on väga väike hetk, kui see juhtub. Aga kohe tekib see endal see mõte, ma jäin millestki ilma. Et tegelikult see on see enda paika keeramine terveks selleks seansi ajaks. Ja tegelikult võiks öelda, et need on ka rasked asjad, mida teraapiaseansil teha. Me harjutame neid, see ongi meie töö, see on meie ülesanne, aga need vajavad tegelikult pingutust. Nii et see töö, mida me mänguterapeutidena teeme või ma nüüd laiendan, ma arvan, et iga terapeut oma seansil seda teeb või ma eeldan, et nad teevad, et ei ole see selline lihtne asi, et ma mõtlen ka, et tegelikult mina küll olen seda tüüpi, võib-olla vanus juba selline, et eriti kui mitu klienti järjest, siis on vaja kohe aega et sellest taastuda. Ja tajusingi ja tajun seda, et kui on sellised tegevused, kus ma pean oma tähelepanu kogu aeg hoidma, et see töö oma olemuselt on hoopis midagi muud kui see, kui ma lihtsalt istun arvuti taga, mul on selline päev, kus mul ei ole kliente, või veel minul koolitusi koolitajana. Et siis see vabadus, mis on seal arvuti taga, millal mida teha, millal mõelda, ise oma mõtteid ära kõndida sealt, et see on teistmoodi ja seda on vaja sinna klienditööle vahelduseks, et paratamatult on vaja. Ma arvan, jah, see märksõna on seal iseenda mõtete mõtlemine. Et kui on kodus veel endaga väiksed lapsed, siis et see siuke puhkepaus ei ole kõige olulisem, aga korra läbi töötada see, et mis üldse minu enda sees toimub. Võib-olla üldse mitte tööga seoses, aga lihtsalt, et aru saada, kes ma siis ise selle päeva lõpuks olen inimesena või terapeudina või emana. Et seda hetke on kindlasti vaja võtta, sest et kui tööl sa oled selles rollis justkui, sa ei mina vähemalt, ma räägin endast, et ma ei lase sellest rollist lahti, et ma olen 100% terapeut, siis kus hakkab järele andma, on kodu. Et võib-olla jah, see hetk võtta see iseenda mõtete koondamiseks ongi see, et kas lähed koeraga jalutama või minul õnneks see, et ma saan autoga sõita 12 minutit tööle. See aitab ümber lülituda, seda, see ei ole ainuke, kellelt ma seda kuulen, et just see, kui sul on pikk maa, et siis sa saad ümber lülituda, mingid asjad maha laadida iseenda sees enne, kui sa koju jõuad. Mingid mõtted ära mõelda. Sa käid võib-olla koeraga pikemaid ringe kui mina. Minu jaoks see koeraga ring ei ole niivõrd taastav. Ta on lühike tavaliselt. Ma ei käi väga pikka ringi. Ma ei kiida ennast selle ringi pikkusega küll mitte. Aga ma olen tajunud lihtsalt seda, kuidas ongi, kui on väga intensiivne, midagi teha ei ole, selles mõttes töö vajab tegemist, eraelu tuleb sisse oma erinevate muredega. Et siis ma olengi mõelnud, kui väga on vaja seda aega, nimetame seda molutamiseks, aga just täpselt see taastumine või kuidas sa seda mainisid. Ja mulle meeldib see, et ärme räägime sellest, kui ma niisama ei tee midagi või see, et ma molutan, et me võtame seda sellise negatiivse alatooniga, aga et ütleme seda, et ei, ma täna ei tule, ma täna ei taha, mul on vaja aega taastumiseks, ma annan aega iseendale, et see on ju see, mida me tegelikult teeme. Mina tajun seda, kuidas ongi, mulle annab rahuldustunnet ka see, kui ma kodus saan niimoodi võtta omas tempos nii-öelda molutada, aga seal vahel teha ära vaikselt mingisugused igapäevategevused, mis kodus vajavad tegemist, sest kui need on tegemata, siis see ka mind stressab. Nii et siis, kui saab natuke koristatud ja pesu kokku pandud, siis see on jälle mul parem meel esmaspäeval tööle minna, sest mul on aega seda teha. Et see ju annab ka selliseid positiivseid emotsioone, kui meie ümber on natuke korda. Vähemalt nii nad räägivad, ma tean. jah, et siis ongi see, et sa saad jälle tööl ennast kokku võtta, 100% kohal olla, et kui sa ei ole jõudnud üldse iseendaga olla, siis sõidavad need mõtted ka tööl seal teraapiaruumis tegelikult rohkem sisse, sest et need on ikkagi siuksed mured või siuksed asjad, mis tuleb ära lahendada ja kui sa ei ole seda aega võtnud või ei ole seda aega saanud, alati ei saa ka võtta seda aega, et siis ongi kindlasti palju keerulisem olla 100% kohal ja terapeudi kohalolu on kõige olulisem asi seal teraapiaruumis, et siis võib teinekord ka võtta töökoormust vähemaks või öelda mõnele kliendile ei. Ja see on tegelikult täitsa okei, kusjuures siit
mulle tundub, et me jõuame juba järgmise teemani, mis võtame eraldi täitsa käsitlemisele, täna ei hakka käsitlema, aga see ongi tegelikult läbipõlemise teema. Ja läbipõlemine, mänguterapeudi töös me saame seda laiendada väga paljudele erinevatele töövaldkondadele, kus inimesi läbipõlemine ohustab ja siin praegu räägib üks, kes on ise seda kogenud, nii et ma arvan, et see on oluline asi, mida ka terapeudina märgata, tähele panna. Me ei saa seda täielikult ennetada, aga vähemalt siis tegeleda, kui ta kohale on jõudnud. Aga võtame selle täitsa eraldi käsitlemiseks, on ju. Ma ei teagi, palju me nüüd rääkinud oleme, et mulle tundub, et äkki võiks isegi otsad kokku tõmmata. Et kas on sul veel nende, ma ei tea, nii-öelda raskete klientide või mänguterapeudi töö raskustega seoses mõni mõte tekkinud, mis vajaks veel ära ütlemist? Ma mõtlen, et ega lapsed ei olegi kunagi rasked, et ma olen kuidagi nagu lastega alati hästi läbi saanud. Et vahest ongi võib-olla see ka raske, kui ootused on natuke valed terapeudile või tekibki selline tõesti liiga suured ootused ka mänguteraapia osas, sest et ega mänguteraapia ei ole siuke kõikvõimas, et ta on, nagu me ise ka räägime, et ta on ennetav, ta ei ole kindlasti sekkuv või jõuliselt midagi muutav, aga ta ongi selline kriisi kustutamine enne suuremat kriisi. Et aga kui oodataksegi juba nagu selliseid asju, kus me peame muutma lapse iseloomu või isikuomadusi, et võib-olla need on palju raskemad olukorrad kui need, kui ma pean mõne lapsega ootamatus olukorras seal teraapiaruumis hakkama saama, et sellega ma tulen toime. Mul on võib-olla enda sees on raske toime tulla sellega, kui ma ei vasta ootustele. Kusjuures sind kuulates üks asi veel, mis ju terapeutidele on raske, tuleb ka väljaspool teraapiaruumi, on see, kui kuidas öelda, jäädakse nagu vanemate vahele, kui on konfliktis olevad vanemad ja siis seetõttu mänguterapeut nagu kuidagi sinna konflikti sisse kas tõmmatakse või kuidas iganes satub, et tegelikult need on keerulised olukorrad ja need võivad samamoodi ju tegelikult võtta ära nii töörõõmu, kui tekitada kahtlus iseendas, kui mida iganes. Õnneks neid olukordi ei ole massiliselt, aga mulle tundub, et need on ühed rasked olukorrad, millega mänguterapeut silmitsi peab seisma. Eks igaüks nii-öelda lastega töötav spetsialist või lastega tegelev inimene võib selliste asjadega silmitsi seista. Nii et et tuleb ka selliseid keerulisi olukordi väljaspool teraapiaruumi, millega tuleb tegeleda. Et alati ei piirdugi see olukord sellega seal toas, mis toimub lapse ja terapeudi vahel. Ja mis seal on oluline? Tugi, et oleks keegi, kellele toetuda, kellega jagada, nii et ma arvan, et leida endale keegi, kes selles osas aitab või rääkida teiste sama eriala inimestega, teiste mänguterapeutidega leida sealt. Ja sellepärast ju meil ongi mänguteraapia ühing. Et kõiki terapeute, kes meid praegu kuulavad, julgustame ikka meie poole pöörduma, kui on mõni mure. Meie sekka tulema, kes töötavad. Aga tõmbame siis tänaseks kokku, sai natuke mõtteid vahetatud, järgmistel kordadel järgmised teemad hetkeplaanide kohaselt juba ka uute häälte ja uute inimeste näol, nii et püsige meiega, käige ikka välja meile ideid ja meie tuleme teie juurde varsti tagasi. Et aitäh kuulamast! Kohtumiseni!